Oleme siin hommikuses Lennart Meri lennujaamas, valmis kohe astuma Air Balticu peale, et lennata Riiga. Joome siin head hommikukohvi ja naudime. Õpilased on ka kuskil. Aga kes teab, võib-olla pole ka enam. Mis emotsioonid on? Vinged, väga ärevid. Loodame, et alla ei kutu. Siis on kõik korras. Meeleolu on hea, sest meil on ainult ülevalt natukene aega, kui me hakkame pardale minema. Siiamaani on kõik hästi laabunud. Andmeside on välja lülitatud, et kodus pärast ületas ei ootaks. Just nii. Keskmine lõuna hind tuli siis statistiliselt 5 eurot. See on tähtis fakt. Jah, see on väga tähtis fakt. Et oli 3 euroseid lõunaid, kui oli ka alla 10-seid ehk 7 euroseid lõunaid. Et mina olen Rakvere gümnaasiumi lõpetanud, õppinud Tartu Ülikoolis ja praegu ma õpin Humboldti ülikoolis õigusteadust. Ja mul on väga hea meel, et tulid inimesed külla Eestist ja eriti hea meel on, et on Rakvere inimesed siia külla tulnud. Ja ma täna teile näitan hea meelega Berliini linna ja tähtsamaid turismiatraktsioone ja muid põnevaid kohti. Ja praegult olite just Euroopa kõige suurimas rongijaamas. Ja see rongijaam avati 2006 just enne seda, kui algasid maailmameistrivõistlused jalgpallis siin Saksamaal. Ja natuke ka Berliini kohta üldiselt, et Berliin on Saksamaa pealinn ja siin elab ligemale 3,8 miljonit elanikku. Ja praegult on lähenemas valimised, Saksamaal valitakse uut kantslerit või uut valitsust ja siis kõige olulisemalt, kes siis saab ka kantsleriks. Ja arvatavasti see võidab siis see sama proua siin, kes elab selles samas või töötab selles samas majas, mida hellitavalt kutsutakse pesumasinaks. Ja seda me näeme natuke lähemalt, et siin selles väikses või suures kastis töötab siis Saksamaa kantsler. Me seisame Saksamaa parlamendi peahoone ees ja selle väljaku nimi on Ühtsuse väljak, Platz der Einheit ja siin ees me näeme kõige suuremat riigilippu Vardas ja siis selle tähendus on see, et kui on isegi kurvad või rõõmsad sündmused või kurvad sündmused, siis seda lippu ei langetata ja siis seal kupli all on täpselt plenaarsaal ja see arhitekt Norman Foster, inglise arhitekt, mõtles selle kupli välja, et ta just moodi klaasist on, et inimesed saavad seal peal kõndida ja see tähendab seda, et kes siis see reaalselt kõrgema võimu kandja ongi rahvas. Rahvas seal üleval kõnnib ja vaatab nende parlamendisaadikute tegevust pealt, et rahvas kontrollib võimu.
1961 rajati Berliini müür 1961 ja oli siis keelatud üle müüri põgeneda ja need, kes põgenesid, need siis ka maha lasti. Paljud üritasid, osadel ka õnnestus, aga siis on näha need nimed, kellel see Berliini müüri üle põgenemine ei õnnestunud. Ja siin on rohkem selline kivisem linna pool. Ja siin näha nii-öelda nende võitjariikide, kes teise maailmasõja võitsid, nende saatkonnad, Ameerika Ühendriikide saatkond loomulikult peab olema kõige lähemal, kõige paremas kohas Berliini linnas, Brandenburgi värava vastas. Siia jääb Prantsusmaa saatkond, ümber nurga on kohe ka Inglismaa saatkond ja Venemaa saatkond on ka väga suur. Ja siin on väga kuulus hotell Adlon ja kes võib-olla mäletab, kunagi oli selline kurioosum, et Michael Jackson võttis oma väikse poja ja tõstis selle linnarahva vaatamiseks ja siis üle rõdu. Ja siis see just oligi siin Adloni hotellis. Kas hüppame tagasi peale või? Nagu ennem juba öeldud, müür ehitati 1961 ja müür langes 1989. 90 siis oli Saksamaa taasiseseisvumine. Ja praegu tänasel päeval saab näha päris ehtsat Berliini müüri nüüd kuskil 1,2 kilomeetrit. Me kõnnime selle kõik lõpuni ja siis lähme tagasi Espaani peale.
tere hommikust! Me oleme siis Saksamaa parlamendi peahoones täna hommikul. Väga vara pidime ärkama, et siia saada ja siukene väga uhke ehitis on. Õpilased ütlesid ka, et väljast näeb välja nagu vana maja, aga kui sisse tuled, siis on nagu täitsa väga modernne asi, et kui natuke sinna poole vaadata, siis näeb, et üks kuulus arhitekt kujundas selle ja tema mõte oli siis see, et see kuppel pidi tähendama, Triinu rääkis meile, et seda riiki ikkagi valitseb nii-öelda rahvas, et rahvavõim on see kõige suurem võim. Ja täna üldse tegelikult me läheme varsti rongi peale ja sõidame 4 tundi järjest 2 ümberistumisega Preetsi ja saame kokku oma perekondadega, nii et ma arvan, mitte ainult mina, vaid ka õpilased ootavad juba päris pingsalt seda kõike. Berliini vaatamisväärsustega tutvumas ja me kõndisime väga palju. Ma ei kujuta ette mitu kilomeetrit võis tulla. No ikka kõik põhilised vaatamisväärsused. Ja siis, mis me veel tegime? No igatahes Mihkel jäi rongist maha. See oli päeva tipphetk ja mul on temast juba kahju, et ta peab terve reisi meie mõnitused aluma. Aga see oli päeva tipphetk, kindlasti. Räägib praegu ka veel. Väga huvitav. Tõlkima ei hakka, aga väga huvitav on tõesti. Et mitte ainult nagu sellest, mis siin toimub, vaid kuidas see ka ehitatud on ja kuidas seda köötakse ja väga huvitav. See on holokausti mälestuseks siis, ehk juutide mälestuseks tehtud ja see mõte on siis see, et kui tood siia kivide vahele, siis mõnes mõttes tekiks selline tunne, mis neil on olnud nii-öelda Euroopasse sulandumisega, et sihuke natukene ekslev ja kaod ära niimoodi, et päris raske tunne võis olla. Mis jah, liiga ilus ilm, et sihuke õige emotsioon tekiks siin vahel, kivide vahel. Aga ma arvan, et kui oleks sihuke sombune ilm, siis see
tunduks küll niisugune kõhe koht. Okay, my name is Marlio on YouTube, M-A-R-L-I-O, and Schubkarre, you know? Schubkarre, S-C-H-U-B-K-A-R-R-E. Thank you. Okay, you're welcome, thank you. Sure, thank you. Bye. Trink das nach. Was es heißt zu fliegen, es ist mein Weg, den ich gehe. Meine Sinne geschärft auf was ich sehe, was ich dabei fühle im Herz. Menschen, die ich dabei treffe, bereichern meine Sinne, wie sie reden, was sie sagen oder machen, ihre Stimmen. Denn das Leben ist ein Schattenspiel, ein Auf und Ab. Tundub, et siin toimub midagi väga põnevat. Siin on mingid kuulsad värgid on käimas praegu. Ma arvan, see valgusfoor on lihtsalt väga populaarne ja inimesed räägivad sellest. Ja see post on vist ümber sõidetud, sellepärast see järgmine intervjuu on seal käimas. Tundub, et midagi toimub siin linnas. Oleme oma seiklustega jõudnud siis maailma suurimasse šokolaadimajja ja siin selles samas šokolaadipoe osas on tehtud väga palju erinevaid šokolaadikujusid siis nendest samadest ehitistest, mille juures me oleme käinud, et siin on see sama parlamendihoone ja teletorn ja väga palju põnevat, pärast võib-olla näete ka ja seesama šokolaadimaja on siis asutatud ühe perekonna poolt ja 1863. aastal. Me saime teada seda ka, et siin platsil tantsitakse õhtul tangot. Nii et ma arvan, me tuleme. See on ikka täitsa uskumatu, mida me siin 2 päevaga oleme näinud Berliinis. Ikka kõike, tänavamuusikuid, nüüd pulma. Kui tahad esimesi triibulisi saada, siis pead istuma siia toolile. Võt. Võt, me oleme 2 kanget Berliinis. Tegelikult meid on 17 kanget Berliinis lausa. Kui nüüd päris aus olla. Võt,
nüüd suundume siis rongi peale. Et suund on võetud ja nüüd vaatame, kas kohale ka jõuame. Sammu ja olemegi rongijaamas. Nagu napsti. Vot. Ja mõne minuti pärast tuleb meie rong. Peame küll kaks korda ümber istuma, aga sellest pole midagi. Meile meeldib põnevus. Ja õhtul kell 8 oleme Preetsis ja seal juba meid oodatakse. Berliin on väga huvitav olnud. Ühe päeva jooksul nägin kõik oma lemmikkohad ära ja vanemad ei valetanud. Berliin on tõesti väga ilus linn ja mis sa naerad. Ja hotelli iseenesest oli ka päris hea. Toad olid küll natukene väiksed ja külmkappi ei olnud. See on natuke jama, aga alati saab improviseerida ja muidu iseenesest on päris normaalne, väga soe olnud. Ei ole maganud mingi 60 tundi järjest. Mingi aurude peal sõidame. Üleväsimus kõik hirnuvad juba lambist juba. Väga tore oli. Ja väga tore. Ostsime 12 sõõrikut. Süüa sai hästi. 12 väga hästi sai süüa ja väga soe. Soe. Septembri kohta on üllatavalt soe. Nädalavahetusel lubas meil 27 kraadi ja vaatame, mis põrb lahti läheb siin. Närv sees. Kohe läheme rongist maha ja näeme oma perekondasid. Plaanid on juba välja mõeldud. Robinil on juba plaan välja mõeldud. Kuidas magada voodis. Ja kuidas kingitus üle anda. Kus